Tere tulemast kuulama Uudishimu laborit. Tegemist on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse ehk Labrise kokku pandud podcastiga. Labris aitab labori analüüside ja teaduspõhiste riskihinnangute abil tagada, et toit Eestis oleks ohutu ja loomade tervis hoitud. Labrise laborites tehakse aastas ligi 250 000 analüüsi ning ollakse valmis reageerima ka kriisiolukordades, näiteks loomataudipuhangute või toidutekkeliste haiguspuhangute ja nende kahtluse korral. Labris tegutseb Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalas. Tänases saates ongi meil külas Regionaal- ja Põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Räägime temaga sellest, missugune on ministeeriumi ja Labrise roll, et toit meie laual oleks ohutu ja kvaliteetne ning loomad terved. Uurime ka seda, mida peab minister oluliseks toiduohutuses, kuidas ta ise poes valikuid teeb ning milliseid uusi teadmisi on ta ametis olles saanud loomatervise valdkonnas. Head kuulamist! Tere, Hendrik Johannes! Tere! Alustuseks küsingi, et kui oluliseks pead sa Labrise rolli Eesti toiduohutuse ja looma tervise tagamisel? No, siin kindlasti on keeruline anda sellist väärtuslikku hinnangut nagu numbriskaalal, et see Labris on äärmiselt oluline just selle jaoks, et meil oleks võimalik kiiresti teha diagnostikat, ennetustööd, operatiivselt võtta proove, et kui see funktsioon on meie toidu arendamise jaoks ja meie loomade heaolu jaoks on see esmatähtis ja ütleme nii, et hetkel ka, ma ei taha öelda asendamatu, aga ma vähemalt tunne jääb selline, et see on asendamatu, et see on tõesti väga oluline, et saaks operatiivselt kõik diagnostika tehtud, juhul kui seda vaja peab minema. Kas ministrina oled toiduohutuse ja loomatervise valdkonnas enda jaoks mingid asjad ka ümber hinnanud või midagi täiesti uut teada saanud või oma seisukohti muutnud millegi osas? Kindlasti on siin nagu praegusel ajal eriti, kus suu- ja sõrataud Euroopas hakkas levima, on see teema rohkem fookusesse tõusnud ja siin ongi hästi oluline on ka aru saada sellest, et me räägime ka mitmetest erinevatest haigustest loomade puhul, et täpselt sama nagu inimorganismil on erinevad haigused, mis nüüd ründavad on ka loomade puhul ja ettevõtetele on see väga oluline ressurss, et tagada loomade tervis, see on ka nende kohustus. Samamoodi ütleme loomaomanikele endale, et oma looma tervise eest peab hoolt kandma, ehk siis see, et me suudaksime kaitsta ennast ka sinikeele vastu ja sigade Aafrika katku vastu, et see on äärmiselt oluline, et tagada ka meie ettevõtete toimepidevus, et need haigused kindlasti mõjutavad väga suuresti, kui me vaatame USA-d, siis linnugripp on tõstnud seal muna hinda väga kolossaalselt, et ja selle eest, et ennast kindlustada, et meil oleks kvaliteetne ja ohutu toit laual, siis kindlasti tuleb väga palju tähelepanu pöörata loomade tervisele. Kui nüüd mõelda toiduohutuse ja loomatervise valdkondadele, siis mis on need kõige olulisemad teemad, millega sinu meelest tegelema just peaks praegu, mis võiks kõige enam fookuses olla? No, üleüldiselt mul on väga hea meel selle üle, et me oleme Eestis teinud niivõrd head tööd toiduohutuse valdkonnas üleüldiselt, et meil, kui sa poest midagi ostad, seal oled ikkagi üldiselt, on standard see, et sa tead, et see toit on ohutu, et me oleme seal üldiselt väga tublid maailma lõikes, ehk siis selle üle mul on väga hea meel. Ja loomade tervise aspektist ongi oluline siis edasi arendada seda. Ma arvan, et ülioluline on ka tõsta ühiskonna teadlikkust sellest, sest et on väga palju haiguseid, mis levib inimestelt loomadele, et loomad omavahel et erinevalt siis ütleme koroonast või inimeste haigustest, mis kantakse lennukitega üle, siis loomad nii tihti lennukitega ei lenda, et nad võiksid seda haigust iseseisvalt levitada. Et siis üldiselt ka väga mitmed kolded saavad alguse sellest, et tulevad kas rändlindudega siis lindude haiguste puhul või siis inimeste kaudu ka loomahaiguste puhul, et just tõsta seda teadlikkust, et mitte puutuda kokku loomadega, kui olete käinud kuskil välismaal, et kui sa tavapärast oled erinenud või kui sa oled käinud kuskil farmis, et see teise ei läheks mingi teatud ajaperioodi jooksul ilma ennast desinfitseerimata või nagu ohutusabinõudeid kasutusele võtmata. Toiduohutuse seisukohast ma arvan, et meil on
meil on toiduohutus, meil standardid on head, meil kontrollid üldiselt toimivad hästi, et ma ei ole küll kuulnud, et see oleks midagi, mis vajaks nagu kategoorilist nagu muutmist või edasiarendust, et pigem on siin küsimus seda, et kuidas jätkuvalt samasuguse ohutustasemega toitu pakkuda inimestele aga samal ajal võib-olla vaadata, kas kõik kontrollid, mis selle saavutamiseks tehakse, et kas seal on kõik vajalikud ja et kas kuidagi saaks seda ettevõtete koormust selle kaudu langetada, et seda me sisse vaatama. Aga siin on äärmiselt oluline ongi see, et me kuidagi ei annaks kvaliteedis ja ohutusi ja annaks järgi. Viimasel ajal räägitakse üha rohkem Eesti toidujulgeolekust ja varustuskindlusest. Need mõisted kõlavad üsna keeruliselt, aga samas need puudutavad meid kõiki. Et kuidas sina need mõisted lihtsas eesti keeles lahti seletaksid? Jah, eks alati on mingit terminit vaja, mis selle mõtte kokku võtab, aga tegelikult on ju selles, et kas me saame enda rahva ise ära toita või mitte. Et see on enese toitmisvõimekus võib-olla on siis, või rahva toitmisvõime võib-olla on isegi arusaadavam. Et praegu me ka impordime palju ja see varustuskindluse küsimus ongi, et enese toitmisvõime küsimus on see, et kui palju me ise suudame toota ja kui palju me tarbime sellest. Et mingites toiduvaldkondades on meil parem seis, piimas, teraviljakasvatuses, et putru igal juhul me suudame endale keeta ka siis, kui meil piirid peaks kinni minema. Et on niisugune jälle keeruline, see on nagu saartalitus, mis tähendab seda, et kui riik peaks näiteks nagu koroona puhul ajutiselt ka juhtus, et peab saama hakkama ilma või ütleme impordi ja ekspordi raskustega, et sa ei saa välismaalt midagi sisse tuua, või sul on keerulisem tuua, et kuidas sa ise hakkama saad. Ja selle toiduvarustuskindlus ongi just oluline, et kriisisituatsioonides, kui need peaks ilmnema, mis meil hiljutine kogemus just on olemas taaskord, et ongi oluline vaadata, kui palju me suudame ise ennast ära toita ja mis suguste erinevate variatsioonidega, et seal kindlasti, et asi ei läheks ühekülgseks, et see mõjub ka kehvasti rahva tervisele. Ja kas toidujulgeolek on ka kuidagi lihtsamini seletada? No, eks see toidujulgeolek on täpselt selle rahva toitmisvõime edasiarendus, et seal on oluline ka see, et lisaks selle, et mida me ise toodame, on see, et kui kriisikindlalt me suudame toota, kas ettevõtetel on olemas lahendused selle puhul, kui elekter peaks ära minema, kuidas saab see toitu kätte, et meil on arendamisel on kriisipoodide võrgustik, et missugused poed toimuvad, kus on lisageneraatorid pandud, et saaks töötada ka juhul, kui elekter ära läheb, et see on jah, ütleme, et siis enesetoituvõimene osa siis üldisest toidujulgeolekust ja toidujulgeolek tähendab seda, et meil on toit olemas juhul, kui meil seda vaja on, me suudame seda ise toota. Nii, aga kui me nüüd lähemegi toiduteemaga edasi, siis natuke isiklikumalt poolelt, et mille järgi sa ise poest toitu valid? Kas sa vaatad näiteks, kus kohas see pärit on või mis on need koostisosad või mida sa jälgid seal? Ütleme, et kindlasti mu teadlikkus selle osas on tunduvalt tõusnud, aga varasemalt ka ma printsiibis järgin ma pigem makrotoitaineid, ehk siis et seal ei oleks väga kõrge soola ja suhkrusisaldus. Kuna ma teen suhteliselt intensiivselt trenni, siis ma jälgin ka valgukogust toidust tavaliselt. Ja varasemalt ka kui vähegi võimalust on toitainete piires, olen eestimaise toidu kasuks otsustanud. Kui palju on ministriamet nüüd pannud sind mõtlema toiduohutuse teemadele väljaspool tööelu, näiteks kodus või reisides? Ma ütleks, et eks jälle teadlikkuse suurenemisega see kindlasti on nagu kuklas. Väga intensiivselt tähelepanu ma selles mõttes ei pööra, et varasemalt ka, kui ma olen reisinud Euroopast väljaspoole, siis on see suhtumine toit olnud kindlasti teistsugune, et olen ka küsinud soovitusi, et kus on nagu tervislikum süüa, aga Euroopas reisides ei ole see taaskord, see toiduohutus ei ole, kuna see kvaliteet on nii kõrge Euroopas üleüldiselt, ei ole see asi, mille pärast õnneks inimesed peavad kogu aeg mõtlema, et seda ei ole ministriamet muutnud. Aga nüüd loomade juurde. Kodulooma omanikuna on sul igapäevane kontakt oma lemmikuga, aga nüüd on sinna lisandunud vastutus ka riiklikul tasandil. Milliseid uusi tahke sa oled avastanud loomatervise valdkonnas? Eks kindlasti koduloomad ja siis
põllumajandusloomad, neil on võrdlemisi vähe ühist, välja arvatud see, et nad inimesega koostöös nagu toimivad, et seal nende suhtumine nende looma tervisse on kindlasti erinev, et ka isikliku looma eest on mul ka isiklik vastutus, aga mul on ka nii-öelda põllumajandusloomadest üleüldiselt on mul siis üldine vastutus, et nendega toimetamine oleks võimalikult lähtuks võimalikult hästi nende tervise vajadustest ja et nad saaksid hästi toimida. Et isikliku loomaga ma ütleme, looma tervisega ma sõltun nii palju, et mis ma talle süüa annan ja kuidas ma veendun sellest, et ta haiget ei saaks. Et põllumajandusloomadel on ka olulisem tagada see, et nendel oleks sellised tingimused, kus nad saavad hästi toimetada ja kus nende on võimalikult ohutud. Kui sa asusid tööle ministrina, siis just sellel ajal oli mitmes Euroopa riigis levimas suu- ja sõrataud ja see oli ka esimene tõsisem kokkupuude loomatervise riskide juhtimisega. Kuidas see olukord kujundas sinu arusaama riigi valmisolekust ja riigilabori ehk Labrise rollist? Ja, see oli tõesti mu täiesti esimene väljakutse teisel tööminutil, kui ma ametisse olin kinnitatud. Et siiamaani see olukord on veel monitoorimise all Kesk-Euroopas, et nüüd juuli keskpaigaks, kui rohkem koldeid tuleb, peaks seal see ohutasega langema. Aga kindlasti see oli väga intensiivne õppimisperiood selle osas, et mis meie olukord on, kuidas me oleme valmistunud, et kohe läksid töösse erinevad meetmed, et saime võimaluse siis tõsta meie siis looma tervise ja selle bioohutuse nõuete või bioohutusnõuete taseme tõstmist siis erinevates meetmete näol, et meil praegu ongi kokku vist 4,5 miljoni jagu on meetmeid avatud või avatakse kohe peagi, et on võimalik põllumajandustootjatel enda bioohutusmeetmete taset tõsta ja selle paralleelselt siis ka PTA-ga koostöös vaatasime üle, mis on meie väljakutsed, võimelüngad ja kuidas see operatiivselt töötab. Ja eks seal Labrisel on selles asjas väga keskne roll, just see, et diagnostika oleks kiire. Mul on ka, võin käsisüdamel öelda, et mul on väga kindel veendumus, et on väga operatiivne ja selle info saab väga kiiresti kätte, et taudi leviku puhul on kindlasti väga oluline see, et mida kiiremini seda avastad, seda kiiremini saad sa teised kaitsemeetmed siis rakendada ja seal ongi Labrise nagu toimekindlus ja operatiivsus on väga keskel kohal, nii et see on äärmiselt oluline, et see kõik asi töötaks hästi, oleks olemas vahendid, oleks olemas teadmine, kuidas see diagnostikat teha ja mul on praeguse hetke küll täielik veendumus, et Labris on selles küsimuses tasemel. Rõõm kuulda. Me olemegi nüüd rääkinud erinevatel teemadel nii ministri kui isiklikust vaatenurgast ja viimane küsimus on selline ettekujutamise küsimus, et kui saaksid ühe päeva hoopis Labrise laboris töötada, kas sa valiksid siis toiduohutuse või loomatervise valdkonna ja miks? Ma olen seal majas just hiljuti käinud, väga muljetavaldav labor on ja väga toimekad inimesed on kõik, kellega ma kokku puutusin. Mul on see kollektiiv tundub väga nagu rõõmus ja asjatundlik, eks seal kindlasti oleks suur au töötada. Kui ma peaksin nende kahe vahel valima, siis ma arvan, et taaskord, kuna selle toiduohutuse külje pealt oleme me minu hinnangul väga heas seisus, et seal oleks kindlasti sealt poolt oleks huvitav vaadata, et kuidas sinna tasemeni jõutud ja mida selle nimel tehakse. Loomatervisega oleme rohkem kokku puutunud, et seal võib-olla oleks siis võimalik näha seda, et kuidas enda teadmisegi rakendada, mida mul on küll vähe, et ma eeldan, et seal on ka inimene tööle võtmiseks on tingimused, et on teatud haridus käes ja on teatud kogemused, et ma kindlasti hetkel ei kvalifitseeruks, aga ma arvan, et toiduohutuse osakondades. Väga lahe ja võib-olla saaksid pool päeva ühes ja pool päeva teises osakonnas. Kui me ette kujutame, et siis võiks ka osakonna juhataja et vaadata kõiki neid tahke, et kuidas kellegi töö seal käib. Aga seda ka eelmine kord mulle tutvustati ja tundub, et seal on päris mõnus töökeskkond. Kas sa sooviksid veel midagi siia saate lõpetuseks kokkuvõtvalt öelda? Et jah, ma arvan, et me igapäevast ei saa aru, kui olulisi
funktsioone labris Eesti riigi jaoks täidab, et noh, kas või see näide Saaremaa sellest veetragöödiast, et kus labris väga operatiivselt selle diagnostika enda peale võttis, et see on igapäevaselt toimiv asi ja ma arvan, et see on väga oluline teadvustada seda, et mis tööd seal tehakse ja kui kvaliteetselt seda tööd tehakse, et mina olen selle üle igatahes väga uhke. Aitäh sulle, Hendrik Johannes, et oma mõtteid ja vaateid nii sisukalt meiega jagasid ja aitäh ka sulle, kes sa Uudishimu laborit kuulasid. Loodan, et sinagi said täna uusi teadmisi ja mõtteainet nii toiduohutuse kui ka loomatervise teemal. Selleks, et ka meie järgmised podcastid ja muu põnev info sinuni jõuaks, märgi kindlasti meeldivaks Labrise Facebooki leht ning jälgi meid ka YouTube'i ja Spotify kanalites. Kuulmiseni!